2023. aastal avati Maardus esimene biometaani tehas EcoBio, kus käideldakse suletud süsteemis liigiti kogutud biojäätmeid ehk toormeks on toidujäägid. See on nüüd esimene, mis on tehtud siis olmelisel teel tekkivate jäätmete, kus ei kasutata loomset sõnnikut. Eesti keskkonnateenuste projekt pakkus Maardu ja Jõelähtme piirkonna elanikele lahendust Tallinna prügila lõhnahäiringutele, mis tekivad vabas õhus kompostimisest. Meie tehas on ainukene Eestis ja ka tegelikult Baltikumis, mis suudab elanikelt liigiti kogutud biojäätmetest toota sertifitseeritud põlluväetiseid ja biogaasi, biometaani. See biometaan siis läheb, täna on müüdud kõik Tallinna linna bussidele. Mitu aastat hiljem, pärast üle 200 kaebekirja ning telefonikõne, on EcoBio naabrid asunud pidevates lõhnahäiringutes näpuga näitama hoopis biometaani tehase enda suunas. Pöörduvisi tehtud lugematu arv kord Maardu linnavalitsusele, meie naabritele, Keskkonnaametile, kes on väljastanud keskkonnaloa. Maardu linnavalitsus on väljastanud tegutsemise kasutusloa, kusjuures mõlemis nendes kahes dokumendis on kirjas, et ei tohi esineda mitte mingeid lõhnahäiringuid. Kahjuks tegelik elu on teistsugune. EcoBio otsene naaber Elme Metall, mis soostus haisuga hädas ettevõtetest ainsana kaamera ette astuma, on pidanud korduvalt oma töötajaid lõhna tõttu kodukontorisse saatma. Võib olla niimoodi, et mingi periood 1-2 nädalat on absoluutselt kõik korras ja siis tuleb jälle selline niivõrd tugevad on need, et meie ettevõtte töötajad, kes töötavad kontoriruumides, kontoritöötajad, nendel on tekkinud kas peavalud, halb enesetunne. Kui loo autor Mais koha peal käis, siis tõepoolest mingi ebatavaline aroom õhus oli. Ja tegelikult selle olemasolu keegi ei eitagi. Küsimus on, kas või kui ohtlik see inimestele on. Teada on, et lõhna põhjustavad erinevad tööstusprotsessid. Senise põhjal saab öelda, et kuigi lõhn võib olla ebameeldiv, ei ole see tervisele ohtlik. Keskkonnaamet on olukorraga kursis, probleemiga tegeletakse. Kalle Grents lausub, et tööstuslinn Maardu on lõhnahäiringute käes vaevelnud aastakümneid ja põhjuseid või põhjustajaid on olnud alati mitu. Nüüdki pole EcoBio ainus, millel probleeme aeg-ajalt esineb. Vahel võib tuul tuua kohale näiteks lõhnad kilomeetreid eemalt mõnelt teiselt tööstusobjektilt. Me oleme ammu algusest saadik rääkinud naabritega, et kuulge, andke meile teada, et juhul kui te tunnete meie haisu, andke meile või arvate, et meie oma, me tuleme, nuusutame, proovime leida allika, teeme, kohe võtame midagi ette. Täna on see, et viimased 4-5 kuud on vist olnud ainult üks märguanne, et kuule, äkki midagi tuleb. Ja tõesti, oli see, et ventilatsiooniseadme kaitse oli välja läinud kogemata ja tund aega ja kõik oli korras. Loomulikult tehase tänane juhtkond, nad on meid teavitanud ja meie suhtlus nendega, nagu ma ütlesin, on täiesti konstruktiivne, et nad on püüdnud leida juurpõhjuseid. Aga see ei ole andnud neid tulemusi, mida nad on nagu lubanud. Kalle Grents loetleb erinevaid toiminguid, mis on lõhnahäiringute minimeerimiseks ette võetud, kuid endiselt laekuvate etteheidete valguses kahtlustab ta lihtsalt kiuslikkust. Väidetavalt nõudis Elme Metall, et EcoBio kataks oma aiad riidega kinni, sest sealne vaade pole esteetiline ja nii edasi. Nagu oleks otse Vargamäe sündmuste keerises. Ega ka meil on ju see, et saaks etteheited teha naabritele küll, kus siin tulevad seda värvi ja lahustite lõhnasid, nii et töötajatele südamed pahad, eks ju. No arusaadav, et mingitel hetkedel igast tööstusest tuleb mingit haisu. Ka neil on õhusaaste luba ju, keskkonnaluba olemas. Et ütleme nii, et see tähendaks seda, et täna ju ilmselt on sealt poolt tuleb lõhnasid rohkem, kui meilt sinnapoole läheb ja kui me sama taktikat teeksime, siis kes neid kaebusi jõuaks menetleda? Kui vaadata puht juriidilisest aspektist, kui sul on välja antud tegutsemisluba või keskkonnaluba, siis keskkonnaloas on nõuded ja kui sa neid ei täida, siis on 2 varianti. Kas sa leiad variandi, et need puudused likvideerida või pead oma tootmise kinni panema? Algerd Andruskevitsus sõnab, et ametnike vaatest on olukord nagu nõiaring. Tullakse kohale,
fikseeritakse häiring ning kõik. Tihti on nende saabumise hetkeks hais juba kadunud. Näeb see mingil hetkel oma lõpuga ära, kus te saate vennalikult läbi või jääbki nõiaring kestma? Kuidas sina näed, et see võiks ära lõpuks laheneda? Vat ei oska kujutada, me oleme omalt poolt küll kõike teinud, kõike pakkunud, et oleme valmis olnud kõike tegema, kui see asi on meie poolt põhjustatud. Aga point on nagu selles, et meie poolt ei ole väga palju põhjustatud. Meie ei saa seda kuidagi lõpetada, et mida me lõpetame, kui meil ei ole, mida lõpetada. Et see on see probleem. Toetame igati sellist mõtteviisi, mis on roheline ja jätkusuutlik ja nii edasi. Aga see ei saa ju toimuda inimeste tervise arvelt. See ongi meie soov.